No nii, nüüd saingi siis puhtaks siit, võtsin istme ära lõpuks, et näitan siis seda vist enda tulemust ka, et noh, matt on muidugi päris, paakub see tolm sinna mati külge, aga siit kõik on nagu istme vahelt on nagu puhtaks saanud, et noh, palju puhtamaks, et auto ka selline päris palju nagu jah, korralikult sain, nagu sellist lahtist nagu tolmu ei ole enam, et noh, eks seda tekib päris palju igalt poolt, et riietelt ja palju juba on siin näen, et tolmu juba ringleb, et aga noh, midagi teha pole, et ikka päris noh, praegult on ikka mõnus, et kõik on nagu puhas ja istmed, et tuleb ikka jah, tolmuimejaga tuleb ruttu nagu hakkab seda tolmu lendab igalt poolt ja et tuleb ruttu nagu kurat, siuke tunne, et salongi filtrit on vaja vahetada raisk. Et see filter, salongi ventika filter. Kunagi otsisin ka seda, aga ei näinud nagu kuskil, et midagi pärast ei näinud seda jah, aga siuke tunne, et tuleb nagu seda, tuleb nagu jube palju seda salongi, tuleb jube palju seda kuidagi tolmu juba näed, et tolmu juba keerleb siin sees, et aga noh, võtsin istme ära lõpuks ja oligi nii, et selle tuhadoosi panin ka tagasi, et oligi nii, et seal tuhadoosi all on see sigaretisüüta ava, et seal juhtmed võtsin küljest ära, et see kätte saada, siis oligi nii, et see mälu on ikka nii lühike, et noh, läkski meelest ära, et see tagu peenike oli taga nagu ikka täitsa ulme, et noh, panen selle ka tagasi, ikka täitsa ulme selles mõttes jah, selles mõttes ei ole üldse nagu naljakas ei ole jah, et kordasin ju seal videos üle, noh hea, et video oli olemas, et videosse ju rääkisin, et peenike juhe läheb tahapoole ja paksem läheb kõrvale. Hakkas tagasi panema ja kõik, noh. Ei mäletangi, et vaatasin videost järgi. Siia jääb ka nagu, ei jäänud. Nii. Vahel läheb midagi õigesti ka. Paneme selle. Tegelikult seal oli 2 kruvi ka, et ikkagi ei läinud kohe õigesti, et 2 kruvi sinna, 2 kruvi olid seal, siia alla peale panen veel selle mati, matt on ka veel siia, matt on ka veel puhastada. Õnneks see kattik ei läinud, et siia käib 2 kruvi ühele poole ja teisele poole. Jah, vaatasin ühte, kes Uberi neid videosid üks poiss pani ka, et noh, ei saa nüüd ainult süüdistada seda autosõitu, aga see autosõit pidi ka tekitama seda mälu nagu, kehva mälu nagu, et ma siin ikka mõned aastad sõitsin ja no eks mul oli enne ka nagu mäluga natuke oli jama, aga jah, sellel poigil oli ikka päris nagu ei mäletanud, kus ta keda ta sealt tegi sõidu ära ja
siis ei mäletanud nagu, et keda on niimoodi kõrvalt nagu vaatad, tundub nagu naljakas on ju. Aga samas kuradi ise endal on ka niimoodi olnud, et paar sõitu tagasi, olen ka siin ju rääkinud teistega, et kust ja mis ja ka ei mäletanud, et kust võtsin on ju, et see on jah nagu päris nagu ilmus nagu niimoodi kõrvalt vaadata on päris ilmus, et kuidas siis ei mäleta on ju. Aga mul on just nagu selle lühikese selle mäluga nagu, või nagu see, just nagu teatud see, et mingi asi, mis on nagu ütleme mingi kaugema mineviku asjad on päris hästi meeles. Aga see nagu see mingi lühikesed asjad, mida nagu operatiivselt vaja teha on, vot just need kipuvad nagu meelest ära minema. Et ei haagi nagu seda, ei ole nagu hetkes on ju, jah. Ei ole nagu hetkes, et ei tee nagu seda, mida nagu vaja on. Et see ongi nagu see kõige hullem, et siis mingid asjad jäävad tegemata ja et see oli põhjus ka, miks seal laeva peal nagu ei läinud nii hästi, et eks need asjad on seotud ka, et need asjad on seotud ka, jah, et nüüd on õige. Nüüd on siin kõik ilus, et sai kõik siit alt tehtud ja selles mõttes on okei, et praegu nagu eks siis tuleb jah kuidagi nagu seda asja siis jah praegu on nagu katus on pea kohal praegu, mitte ainult nüüd see autokatus, aga salong on ka natukene tegelikult must siin, need sellised kohad niistud, see pole nagu keeruline, aga ikkagi, et autot nagu puhtana hoida on nagu jah, eriti kui veel ise veel midagi remondid vahel, et peab hakkama rohkem kindeid kandma, kindeid nagu kasutama rohkem, et eriti kui ise veel midagi remontida, käid väljas ära, tuled sisse tagasi, vaatad, paned mingit asja, süüded, kas on, et jah, siis eriti siis jah, läheb see mustaks, keeruline hoida, et aga jah, vähemalt nüüd on siis jah, puhas auto, et võib-olla järgmine nagu see etapp ongi siis salongi filter, salongi filter oleks järgmine. Tundub nii, et oleks vaja nagu teha seda, et muidu siin selle tolmuga võitleja. Käige ainult tolmuimejaga kuradi. Tolmuimeja käes ringi, et aga okei, et selle nagu elab üle kuu aega ja või siis isegi tihedamini natuke puhastada ja pole siis hullu. Aga käigukasti selle asja saab vist tehtud, et seal on üks mutter vaja kinni keerata. Algul vaatasin, et ei saa üldse kuidagi ligi, et peab jälle hakkama lahti laskma neid voolikuid ja jahutusvedeliku voolikuid, et jälle hakkame öllama selle vedelikuga ja jälle uus vedelik. Aga nüüd ma vaatasin, et ma saan sealt vist see manifold või kuidas seda nimetatakse, see torude kogumik. Seal see kolmik on kinnitatud sinna peale, et torud lähevad edasi, see on lihtsalt nagu kogumik on seal ja selle lihtsalt saab torks 12-ga tundub, et saab lahti ja sealt alt ma saan siis tõsta need torud üles, voolikud ja saan sealt alt mutrivõtmega ligi. Aga ikkagi ega seal nagu väga palju ruumi ei ole,
et oleks veel, et saaks mutrivõtmega niimoodi nagu tõmmata enda poole. Aga seal on veel niimoodi, et peab veel lükkama kuidagi sealt vahelt, et noh, tundub, et tuleb see mutter ära võtta. Algul ma proovin pingutada, et võib-olla pingutamisega läheb, siis tõmbab pingule ja siis sealt see vedelik enam vahelt läbi ei tule, et võib-olla aitab pingutamisest, aga kui ei aita, siis võib-olla tuleb see mutter ära võtta ja keelmeliimi sinna vahele panna. Võib-olla tuleb niimoodi teha, jah. Praegu sööme hommikusööki ja 3:30 jaanipäev. Ei teagi, mitmes see on siin, eks ta mingi jaanipäev, mingid jaanipühad on, et eile vaatasin seal Delfis oli Rae valla jaanipäev oli. Päris kõvad artistid olid, Smilers ja Anne Veski ja kes seal veel olid kõik. Põllu peal kuskil. Et seal, ju siis see jaanipäev on nagu lähedal. Mingi 22 või võib-olla ongi täna. Võib-olla ongi täna 23. Et jah, eks see Mersu projekt on, et auto ise on ju korralik tegelikult, et asjad ja kõik nagu töötab, et selles mõttes midagi otseselt nagu katki ei ole ja aga ütleme selleks, et nagu ülevaatuselt läbi saada, et selleks jah, on nii mõndagi vaja teha ikka. Selle lekke sealt torult saab nagu kinni, selle on tõenäoliselt tehtud. Ja selle ma saan tõenäoliselt tehtud. Siis on veel kindlasti vaja rooliasendi andur, 100 € maksab. Kindlasti on vaja see nagu uus panna. Seal on see turvapad ja lint on katki ja pidurituled ka nagu ei toimi, et seal sellega on jah. Seal on see jah. Eks see rool oli viltu võib-olla selle pärast nagu tõmbas ta puruks, et see on siuke 100 €. Et see ei ole nagu hullu, et aga jah, kuidas võtta, et ei ole hullu, on ju, et jah, antud hetkel on see suur raha minu jaoks, et tuleb ka kuskilt leida ja jah, kus sa teda leiad, et tuleb teenida, et jah. Kui tööl ei käi, siis on raske seda 100 € teenida. Aga jah, tööl käia pole ka kerge jah.
ütleme, et see viga nagu pole nagu, ütleme, et on nagu teostatav. Aga mis nagu suuremat muret teeb, on, et midagi on nagu kiirendusega. Et kui auto sõidab pikemalt aega natukene, mingi 10 minti trassi peal, siis juba ei taha kiirendada eriti. Ja just nagu 70 kilomeetri pealt. Et ütleme, väiksematel kiirustel kiirendab normaalselt. Ja alguses suurematel kiirendab ka normaalselt. Nagu mootor läheb soojemaks, siis ta ei taha nagu kiirendada. Et võib-olla see on ka selle lekkega seotud. Võib-olla see on selle lekkega seotud, jah. Ei tea. Kas ta saab selle lekkega seotud olla? Tundub, et saab. Et seal mingid rõhud või mingid asjad on ju. Hakkavad need rõhud pihta. Et ta läheb soojaks, tal on vaja rohkem nagu jahutada. Aga sealt tuleb see rõhu kadu on seal, on ju. Et mine sa tea, on ju. Võib-olla on selles asi. Et ta ei saa seda, võib-olla ongi seal selles mingi viga. Sest termostaat on ju samuti mootoril, on ju. Võib-olla ta ei lase nagu siis mootori see termostaadi teema ka mingi jahutuse värk, on ju. Ja mootor nagu kuumeneb selle pärast. Et seal see mingi jahutuse teema on ju. Mootor kuumeneb ja ta ei lase nagu kiirendada, on ju. Võib-olla. Paneb piiraja peale. Ja nende vanade autode kohta üks mehaanika ütles, et kurat, nende vanade autodega on nagu jah, selles mõttes nussi, et sa ei saa seda kuradi jah. Et seal on mingi kuradi rõhukadu kuskil sees, seal on asjad amortiseerunud, on ju. Et ta kuradi nagu lapitekk igalt poolt kuradi lipi peal, on ju. Nendega on nagu keeruline, selle pärast. Mis sa teed? Raha pole, siis tuleb mingi 5 sotis autoga tegeleda, jah. Ega kogu aeg ka niimoodi jalgsi ei taha käia. Vahepeal siin käisin, kuu aega jalgsi. Aga noh. Muutub üksluiseks. Nüüd ei tea jah, mis siin see milline see tulevik mul siin välja näeb, et ka praegult on ta päris tume reis. Et
mingi ajutine trimmerdamise kuulutus oli. Liisingud on ka praegu peal natuke ja paar sotti ja oleks vaja mingit lahendust, aga isegi olen nagu päris aktiivselt otsinud tööd. See ventilatsioon külje pealt. Aga no lihtsalt ei ole noh. Lihtsalt ei ole nagu ka sinna tööd on. Ja üldse. Keeruline on selle tööasjaga jah, keeruline on sinna saada ja keeruline on seal püsida. Püsida on veel keerulisem. Mingi trimmerdamise kuulutus oli siin, et noh, aga see on ka, noh, ütleme see mingi haldusfirma. Seal on see välikoristuse teema, et mine sa tea, et võib-olla saab seal siis hakata vaikselt midagi üles ehitama.